kell on 8:35 ja aeg on nii kaugel, et teha intervjuu meie nädala tegijaga ja oleme valinud nädala tegijaks siis meie, ütleme siis praegu rahvusvaheliselt kõige tuntuma eestlase, kui nii võib öelda, Eston Kohvera, kes siis rööviti Luhamaa piiripunkti lähedal metsas ja istub praegu siis kinni. Tungiti siis Eestimaa pinnale Vene eriüksuslaste poolt ja pandi mees siis pokri ja nüüd ei teagi, mis saab ja meie oleme siin vaatamata kõigile igasugustele restrictionitele oleme ikkagi saanud ühenduse Estoniga sealt vanglas ja oleme talle helistanud. Tere Eston, kuidas läheb? Tere hommikust ja hea meel siis Raadio 2 eetris olla. On hea eesti keelt ka kuulda või on seal teisi eestlasi ka veel vangis? No ei ole, et minu kongis on siin kaks ka venelast, et siin Venemaal ei olegi väga palju eesti keelt kuulda praegu. Ei olegi leiditi palju eestlasi ka ju? Jah, võib ka nii ütelda. No räägi Eston, alustame täitsa algusest. Mis nimi selline Eston? On see päris nimi või Eston Kohver? Tundub nagu, et see on mingisugune spiooni nimi teil. Ei ole mis spiooni nimi. Et mul vanemad käisid seal Portugalis kunagi omal ajal vormelivõistlusi vaatamas, see oli Estorilli ringrada ja siis tulid tagasi, tahtsidki panna mu nimeks Estorill ja otsustasid, et kui sünnib tütar, et siis panevad Estorill, aga sündisin mina ehk siis poeglaps ja pandi Eston mulle nimeks. Ja Kohver, see on tulnud sellest vanast ajast, kui minu vanaisa oli veel Jõgevamaal, oli suur kohvrivabrik ja tema võttis siis endale oma firma nime järgi nime, et tema siis oligi Ants Kohver. Ants Kohver? Jah, aga see hiljem siis nõukogude ajal juba eestistati ära. Taandusid oma vahel. Üks kohver võeti ära ja see lihtsalt üks kohver alles. No meilt on ka nüüd üks kohver teie näol ära võetud, kui nii võib öelda nälja poolest. Rääkige, mida tegite seal piiri juures siis? Keda ootasite, mis operatsioon poolel oli? Ütleme, alustaks võib-olla natuke kaugemalt, et siin suvi on vaikselt hakanud läbi saama ja sügis on ilus aeg ja on mulle alati meeldinud, et siin sai võetud ette üks selline väike retk, et natukene Setumaa metsades ringi vaadata, mulle eriti meeldivad need just sügise värvid ja varjud, et seal natukene ringi luusida, võib-olla ka mõni seenepoiss, kui silma jääb kilekotti torgata. Käisite seal jalutamas ja seeni vaatamas ja varjusid? Ja ütleme niimoodi, et loodus on mind alati tõmmanud. Te olite relvastatud? Jah, et mul on tegelikult suguvõsas siin, ütleme, jahimehi on olnud läbi aegade, et ma ei mäleta, kas ma olin 6. või 7. klassis, kui isa mind Eston. Teil oli kaasas ka, ütleme siis, tugigrupp? Relvastatud tugigrupp? Ütleme nii, et eks igal ühel ole sõpru ja sõpradega looduses viibida on alati meeldiv, saab värsket õhku hingata, koos sõpradega arutada töörutiinist välja natukene. Miks te metsas sõprade kambast lahku lõite? Eks ütleme, kellele meeldivad rohkem okaspuud, kellele lehtpuud, et mina vaatasin rohkem neid värviliste lehtedega puid, seal osad sõbrad tagapool vist jäid vaatama, neile meeldisid rohkem. Meil on teadaolevatel andmetel, te ootasite kedagi, kes tuleb Vene piirilt teile midagi üle andma? Kas just üle andma, aga ütleme, eks mulle ka loomad meeldivad, et ma mõtlesin, seisingi seal piiri ääres, mõtlesin, et äkki tuleb mõni väike sügisene selline tore jänesepoiss kepsleb seal ringi, et ootasite Vene poolt jänest? Või kas jänes just, aga võib-olla, et pilti teha mõnest vahvast loomast või linnuparvest, mis on siis sättimas just parasjagu kogumas seal võib-olla ussikesi või midagi, et lõunamaale lennata, sest külmad ajad on tulemas ja eks linnud peavad ka toitu varuma. Okei, ütleme, käisite sõpradega jalutamas ja jänesepoissi pildistamas ja siis mingi hetk lihtsalt tulid Vene eriüksuslased, viskasid mingid valgus ja tossupommid teie suunas ja rüselesite ja võeti kinni, oli see nii?
Jah, ma ise siiamaani usun, et see võis olla lihtsalt metsavaht, sest see on üks suur arusaamatus, et näiteks kui siin Eesti poole peal võib ikka iga inimene, meil on vaba maa, võib metsas ringi käia, uudistada seal, et mis on loodusel, sügisesel Eestimaa loodusel linnainimesele pakkuda, siis võib-olla sealpool ma tõesti ei ole kursis, et võib-olla ei ole see lubatud ja ju siis ikkagi seal metsavaht oma abilistega siis tuli seal, jah, niimoodi, et siin vangis ma igatahes olen nüüd. Kuidas seal on? Kena, siin on väga hea, et meil on siin mikrolaineahi ja saame hästi süüa, teeme sporti, plaanime minna Kes New Yorgi tee? maratonile. Kuidas? Kes teie? No selle kahe siin kongikaaslasega koos, et me plaanime minna maratonile ja oleme siin teinud väikse bowlinguraja, et siin on väga mugav ja kõik on hästi. Kui pikad bowlingurajad vanglas on? No hetkel meil on 1,20 m, aga meil on, me mängime sellest hästi palju. Mis nüüd siis edasi saab? Olete ikka tagasi ka tulemas või kuidas see? Jah, aga kui siin nisu täis saab, et eks ma hakkangi tulema, et ega siin mis vaja ju tead tööle ka minna ja ei ole siin ei ole aega surnuks lüüa, nagu näljaga pooleks võib öelda. Ja. Nii et kõik on teiega hästi ja muretsema ei pea? Ei, no mis te siin ikka muretsete, et eks igasi omal moel. Selge, suur tänu teile Eston Kohveri intervjuu eest. Kena. Nägemist. Radio 2.